see on väike Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei usu, tule vaatama. No nagu näete, selline elukas ongi üks mets ja põrsas ja ega ta väga ei taha inimeses üles olla, aga nagu te kõik aru saate, tuleb mets ja lugu. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Ja kui sa seda ei usu, siis tule vaatama. Muhumaal Koguva külas Vanatoa turismitalu peremehele Erki Noorele teatati 2 auto alla jäänud mets ja põrsast. Üks vedelevat otse tee peal, teine olla veidi eemal juba täitsa lapikuks sõidetud. Leidsime 1. aprilli hommikul, kui üks sõber tuli tööle ja ütles, et nägi tribulist põrsast tee peal. Esmane arusaam oli muidugi see, et 1. aprill, et ju nad siis olid. Päeva peale, kui neid signaale veel tuli, et seal esimene oli juba auto alla jäänud ja peale lõunat uuesti vaatama läksime, siis leidsime sealt eest, et oli veel 2 hukkunud põrsast. Ja peale lõunat siis uuesti tagasi minnes leidsimegi sealt tee äärest, siis 3 tükki olid ühes puntras ja nad olid suhteliselt alajahtunud juba. Seekord siis ei tehtudki pulli. Paar metsanoitsut oli tõesti oma õnnetu lõppu leidnud. Kus aga ülejäänud pesakond on? See küsimus ei andnud Erkile rahu. Juhul kui emis koos põrsastega kuskil läheduses konutas, siis metsa minek poleks just kõige targem mõte. Samas võis ka emis surnud olla ja elus olevad sealapsed vajasid abi. Kui me neid ka sealt toomas käisime, et päris pika sammuga sinna metsa poole ei tõtanud, et teades seda, kui agressiivselt emis oma põrsaid kaitseb, et sealt oleks võinud lähema puu latva ninaga lennutada. Tillukeste põrsaste seisukord oli rohkem kui vilets. Nad olid külmast nii kanged, et ei jõudnud isegi liikuda. Ettevaatlikult pani jahimees loomakesed karpi ja viis oma koju. Põrsaste käsutusse andis Erki põrandaküttega sauna eesruumi. Ainult seal oli notsudel lootust piisavalt sooja saada. Kas saunaruumist kahju ei olnud? See on veel remonti minemata ruum, et see tõenäoliselt läheb täies ulatuses ümber. Maha lõhkumisele uuesti tegemised ega siit midagi suurt järgi küll ei jää. Metsa sees jahimees seisab saagi ees. Õhtul läks Erki uuesti metsa, sest äkki on emis vahepeal välja ilmunud ja otsib oma järglasi taga. Aga emist polnud kuskil. Arvatavasti jäi seaemme ikkagi salaküttide ette. Nüüd oli selge, et 3 põrsa üleskasvatamine jääb Erki õlule. Põrsastega, nagu tittedega ikka, oli algul palju tegemist. Need pidi suisa lutitama. Tänaseks on need mured aga möödas. Praegu pole nendel eriti midagi siit muud pakkuda, kui saia ja põhitoit on piim ikka. Ja see peab sooja piim veel olema, kas siis külm piim, see ajab ihu külmetama või? Aga on nendega raske ka olnud? No alguses kartsid kangesti, siis nad jooksid nurka üksteise ligi ja me olime nii rumalad, et me panime alla nendele saepuru ja see ehmatas neid ikka üsna kõvasti. Aga öeldakse ju, et nagu põrsas põhkus, et põrsas armastab ikka põhku. Ja siis, kui nad põhku said, siis läks kohe elu lõbusamaks. Lisaks toidule vajasid metsahakatised ka sellist keskkonda, mis oleks looduslikule võimalikult sarnane. Selle tarbeks sai metsast toodud sammalt juurikaid, oksi ja lehepuru. Tundus, et see oli notsudele igati meele ja maitse järgi. Juurikate nosimine hoiab ju seedimise korras ja eks sääl ole ka lihtsalt niisama mõnus tuhnida. Muuda mere ääres poori kalda peal, oleks aga mõnus elu tillukesel seal. Vähehaaval harjusid metsloomad ka inimestega. Kohalik rahvas muudkui aga vooris neid vaatama. Päris sülle põrsad siiski ei tiku. Kohe kisavad nagu ratta peal. Ka Muhumaalt pärit jahimeeste seltsi tegevjuht Hegne Lump tuli põssasid vaatama. Põllumehed, maaomanikud on ju väga tigedad,
jahimehed ei küti metsi, kui neid on nii palju, on ju, nüüd taga targemaks, jahimehed tassivad koju juba ja hakkavad kasvatama neid kodus, päästavad, et mis selle asja mõte on? No tegelikult ju kütitakse küll, aga kui me vaatame konkreetselt põrsaid, neid väikseid notsusid siin, siis tegelikult olid nemad ju abitusseisundis ja 2 olid juba hukkunud. Et see on ju iga inimese oma, nagu öeldakse, et südametunnistuse asi, see on eetika küsimus. Et kuidas sa seda kõige pisemat, seda väetit ei aita, sõltumata sellest, et on nüüd mets ja poeg. Egne sõnul pole see ainuke juhtum, mil metsiga inimese juures elab. Ja räägitakse ühest üksest toredast poissmehest, kes elas üksikus kohas, üksikus talus ja ta oli sama metsast leidnud ka sellise poolväeti ja poolkangestunud mets ja põrsa. Viis selle koju ja samamoodi toitis teda, kasvatas teda, aga ta kasvatas teda lahtis uksega. See tähendab, et notsu tuli, läks millal tahtis. Aga see oli koht, kus oli soe, kus oli süüa. Ja siis muidugi, kui ta kasvas suureks, keegi ei teadnud, et üldse selle notsu olemasolust, sest see oli selline üksik mees oma ette, ta oli kellegi, ta eriti ei suhelnud. Ja siis ükskord, kui tal olid naabrid, tulid külla mingisuguse asja pärast. Ja uks oli tal lahti, naabrid istusid laua ääres, ajasid juttu temaga. Ja siis, kui suur siga tuli uksest sisse, viskas ennast ahju kõrvale, röntsti sooja, pikali, sest tema tuli koju, olid kõik naabrid olid laua peal püsti. Mida aga Erki Noor põrsastega ette võtta plaanib? Kas ehk turismitalu külalised võivad jaanipäeval loota maitsvat seapraadi? No seda on siin eelnevalt ajakirjanduses ka kommentaaridest lugeda olnud, et nüüd jahimees leidis põrsad ja tõenäoliselt on jaanipäevaks praadi oodata. Põhimõtteliselt oleks ma metsast koera leidnud, siis ega ma seda poleks ka ju ära sööma hakanud, et eks nende saatus on see, et kui keskkonnateenistus otsustab, et me oleme nagu väärilised neid üles kasvatama, siis kuskil aasta teisest poolest peaksid nad siia meie maa peal kuskil kadakavõrsikusse oma aia saama ja siin ka siis tõenäoliselt üles kasvama. Laua peal nad kindlasti ei lähene. Et rahvas küll kõik arvavad, et kuna saab sülti ja metsa praadi, aga seda kahjuks ei juhtu nendega. Või õnneks. Mere äärest poori kanda peal, oleks aga mõnus elu killukesel seal. Loodetavasti lähebki nii, nagu mehed ütlesid, ja üle noatera pääsenud noitsud ei pea selles elus rohkem midagi kartma. Igatahes on Erki Noor asjad tõsiselt käsile võtnud. Ta plaanib metsanoitsudele korralikku aediku ehitada, et nad siis öökülmade möödudes kohe õue lasta. Ehitus läheb käima muidugi alles pärast seda, kui Keskkonnaamet ka vastava loa annab. Niisama metsloomade koju tarimine on Eesti riigis keelatud. Taotluse tegime ära, siiamaani ei ole veel nagu sealt vastust saanud, et 15 päeva neil aega vastata, et eks see selgu asjade käigus. Ega ometi niukest muljet ei ole jäänud, et parem oleks nad sinna metsa surema jätnud või? Uue seadusandluse alusel tõenäoliselt ei tohiks neid sealt metsast vast ära tuuagi, aga võtsime ühendust ka loomade varjupaigaga, kes siis omakorda ütles jälle, et siiski abitusseisundis metslooma tee äärde jätta ka ei tohiks. Lõpp ja kõik ja võib-olla kummutab see lugu vähekenegi arvamust, nagu kõik jahimehed oleksid ühed tapahimulised jõhkardid. Kui metsanoitsudel siiski lubatakse vanatoale elama jääda, siis elavad nad nagu kuningakassid ja surevad vaid vanadussurma. Seda Erki Noor lubab ja kutsub kõiki kahtlejaid lahkelt Muhumaale suvitama.